terve eelmine aasta oli meiega treener Indrek Verro. Ta õpetas meile balansseerida oma kehas tänu väikeste lihastele ja kui alguses me õppisime need ära, nende kasutamise, nende tunnetamises, me õppisime hingamist ja hingamise ajal ja siis nende raskete lihaste ja hingamise ajal seda kannatada ja samal ajal mõelda, otsustada ja siis tänu sellele suuremate lihastega tegeleda, sellepärast et niisama ei saa sellega tegeleda, seda kõik peab step by step tegema. Ja kui ma tahtsin seda teha, siis ma mõtlesingi, et nüüd on õige aeg. Et ma enne nagu kogu aeg puhkasin ja ei pingutanud nii palju ja käisin sõpradega mängimas kui huvina, siis nüüd ma näen, et on mõtet pingutada ja nüüd toidab, nüüd seda võiks nagu businessid võtta nagu, et karjäärina. Kui raske nüüd on 10 pallisüsteemis, 10 oleks siis kõige raskem, siis see ongi 10. Pole mõtet siin ühest rääkida. Et sa alguses teed korraliku soojenduse läbi, kus sa igat asja nagu kordad miinimum 8-10 korda. Sa lihtsalt nende liigutamisest juba sul hakkab higi jooksma ja see on nüüd pool tundi, sa teed harjutus, see on väga süke, eriti kui sa nagu keskendud selle lihase peale ja panustad maksimaalselt, tahad ja mõtled selle peale, siis see on selline efekt, näiteks kui inimene mõtleb selle peale rohkem, siis 20% efektiivsem on see harjutus. Ma õpin vasakut kätt ka ja ma oskan juba 2 käega sööta, aga no ma ei tea, treenerid ei taha, et ma õpiks vasakukäeliseks, kuigi ma õpin ikkagi, sest ma tahan nagu olla parem äär ja vasakkäeline. Et mul sobib mõlema parema jala pealt, ma isegi hüppan kõrgemale, et mul on väga hea keha kvaliteetne. Ma hooldan seda ikkagi massaažidel ja ma arvangi, et nüüd ma panustan käsipalli ja kui vaatab, ei tule midagi või ei tule välja. See on elu nautimine, ma naudin käsipalli ja ma tahan sellega saavutada midagi, aga ma tean, 2 kätt ma õpin ära ja siis tuleb hea asi minust nagu 100%. Selles võistkonnas on alati olnud Jüri Lepa vibe, et üksteise toetamine, võistkond on nagu teine pere ja seda peab aru saama selleks, et tulevikus edu saada. Meil on nagu meie vanusega on eriti Jürile hästi läinud, seepärast, et me oleme väikest peale Jürile rääkinud juba, et Rao, et Jüri, et me oleme sinuga, et vaata, et me läheme sinuga edasi ja nüüd me olemegi sellisel tasemel, kus me peaks juba teda esindama ja siin me olemegi ja kõik, kes meie tiimi tulevad, me lahendame asjad nende kohe ära, et nad saavad aru, et see on tiim, kus on vaja areneda ja Eestis sihukest tiimi ei ole veel siin Tallinna pool.